Tere, olen jätkuvalt Andres Lask ning siinkohal pikka sissejuhatust seekord ei tee sellepärast, kuna antud video on järjekorras juba 4. ning sissejuhatava osa olen eelmistel videodes tõenäoliselt päris mahukalt juba ära katnud. Kui sa ei ole eelmiseid videosid näinud, siis keri natukene allapoole, seal on kirjeldus ning panen sinna lingi siis eelmiste videode kohta, et vaata rahulikult läbi ja anna kindlasti teada, mis mulje sul ka eelmiste videode kohta tekib. Praeguse juhtumi raames tahaks näidata sellist funktsionaalsust, mida eelmiste videodega katnud ei ole, ja see on suures laastus siis see, kuidas inimest üldse uuringutele saab saata. Nii, ma võtan kohe selle prototüübi lahti. Kui ei eksi, siis prototüübi vaade on nüüd sinu ees olemas. Mari Maasikas vaatab mulle ekraanilt vastu, aga see on praegu patsient, kes mind hetkel ei huvita, et tegu on hoopis ühe teise inimesega, et jälle ülevalt otsin siis inimese välja, praegu trükin ja leidsin, et Mari Kiik on see, kellega tahan päriselt tegeleda. Et Mari Kiik on siis inimene, kes on noor naine ja on tulnud minu visiidile liigeskaebustega juba mitme erineva kuu vältel. Et ütleme, et ta mul visiidil olemas, ma tema käest anamneesi ära küsinud, siis ma saan selle anamneesi kõigepealt samasse kohta kirja panna, kuhu ma kogu aeg anamneesi ikka panen. Et tal on mõlema labakäe ja randmete liigesolud viimase 3 kuu jooksul. No liigesvaludega inimesed, lisaks selle, et nendega ainult rääkida, neid tuleks natuke uurida ka, et aru saada, mis nende liigeskaebuste taga on. Uurimine tähendab siis ka liigeste enda katsumist ja teatud vereanalüüside määramist. No antud juhul ikkagi vähemalt arstile võiks suur viide olla, et tegu ei ole lihtsalt tavalise liigesvaludega, vaid seal võib midagi enamat taga olla, on see, et just nimelt mõlemad labakäed valutavad ja randmed ka. Et ütleme, et hakkan selle inimese liigeseid katsun need ära ja taustainfo saamiseks tavaliselt ma mõõdan ka vererõhu ja mõõdan kaalu ja sellised üldised näited, ma panen need ka siia kirja, et panen see objektiivse staatuse alla, et kõigepealt on ju vererõhk, kuulan tal südame ära, see on ilusasti korras, panen kehakaalu ka ja pikkus on mul varasemast olemas, arvutab mulle automaatselt jälle kehamassindeksi välja, et see on ilusasti korras. Ja nüüd ma olen katsunud inimesel liigesed ka läbi, et panen luu- ja liigessüsteemi alla siis kirja. Et antud juhtudel tal mõlemad randmeliigesed olid valusad ja ka teatud teised väiksemad liigesed, et see on siin kirjas. Nii, siis ütleme, et mul arstina sellisel puhul võib jääda mulje, et tal võib olla isegi tegu mingi põletikusliigahaigusega, et üldjoontes sellisel juhtumil ma lasen inimesel koha peal veel kiiresti põletiku näitajaid anda ja sellel ka, et temal ongi põletiku näitajad tulnud õe juures kõrged. Mida nüüd eelmise prototüübi korral ma pole näidanud, et olen mõelnud, et võiks olla selline koht, kus see sarnane jutt, mis ma just rääkisin, ka sellise arutleva kliinilise mõttekäiguna kirja panna. Just nimelt sellepärast, et kui ma ise selle haigusloo pärast hiljem lahti võtan, et ma saaks aru, mis selle inimesega on toimunud, et mida ma olen mõelnud, et miks ma midagi olen kahtlustanud. Ja veelgi enam, et kui muu arst, õde, teine spetsialist peaks võtma selle sama koha lahti, et ta näeks juba, mis ma mõelnud olen. Et selle patsiendi puhul ütleme nii, et sümmeetriline liigesvalu, see, et ta nii kaua on kestnud, et on sellist jäikustunnet, pluss see, et ta mul pereõe juures sellise kiirpõletiku näitaja ikkagi kõrgemale visanud, et põletiku näitaja on tõusnud, et mul on selline kahtlane tunne, et tegu võib olla mingi reumaatilise haigusega hoopis. Et ma panen selle siia kirja. Ja reumaatilise haiguse korral, mitte alati, aga antud juhul võiks vaadata lihtsalt täpsemalt röntgenis järgi, siis kas on mingid muutuseid ka. Et teinekord on, see viitab natukene halvemale prognoosile, et panen siia kirja. Et üldiselt selliste juhtumite korral võiks reumatoloogidega rääkida, aga enne natuke uurime ja siis vaatame, kas räägime. Et kliiniline mõttekäik on kirja pandud, siis vaatame, kus kohas saaks saatekirjade pealt talle siis röntgenisse saatekirja teha. Et selline oleks siis praegu saatekirjade vorm, et saatekirjade peale klikkimisel avaneb siis võimalus inimene röntgenisse saata, ultralisse, endoskoopiasse, funktsionaaldiagnostikasse ja muudel uuringutele. Muud uuringud on üldiselt sellised haruldasemad uuringud, kuhu perearst igapäevaselt näiteks inimesi ei saada. Endoskoopia alla läheb gastroskoopia ehk mao seespoolt kaameraga vaatamine või koloskoopia,
funktsionaaldiagnostika alla igasugused monitooringud, näiteks vererõhu monitooring 24 tundi. Siis miks on siin nii vähe näha, on sellepärast, et nagu eelmises videos kaetud, et kui on sündmuspõhine andmete, ütleme nii, kogumine või registreerimine, siis mul on juba andmed olemas, see, mis ma siis sissekannete vaates kirjutasin, mul on inimese anamnees, mul on see objektiivne staatus olemas, et ideaalmaailmas siis need oleks juba kõigile teistele, siis mitte ainult minu perearstikeskuses olevatele inimestele, aga muudele spetsialistile kättesaadavad sarnastes tarkvarades, nagu sinu ees praegu siin vaatab, et ei pea valmistama mingit sissekannet, mingit epikriisi, vormistama mingit saatekirja, kus ma copy-paste'in ühest kohast infot lihtsalt selleks, et inimesele mingeid täiendavaid tegevusi teha. Et need andmed on juba olemas. Ainukene uus asi, mida ei ole olemas ja mis tuleb uuena teha, on see, et kui ma inimest uuringule suunan, seal on mingi mõte taga, miks ma suunan, kas saada mingile haigusele kinnitust, viidet, prognoosi ennustada, mida iganes, et antud juhul on ju paneme siia kohe suunamise põhjusega kirja, et antud juhul ma tahan aru saada, et kas on tegu reumaatilise haigusega, mis see prognoos on. Nüüd kliiniliselt oluline periood, mis me selle all oleme mõelnud, et ütleme, et kui me kogume andmeid sündmuste baasil, siis neid sündmused võib aja jooksul väga palju erinevaid tekkida, pole sellist selget mõistet nagu haiguslugu või ravilugu, kus justkui need sündmused on tehislikult dokumendi vormi siis arsti, mitte suva, aga hinnangu järgi on ju vormistatud. Seda hinnangit võib mõjutada muuhulgas ka raviarvelduse periood, et näiteks 6 aega, et 6 aja tagant võiks näiteks mingid raviarveid saata. Aga siin puhul seda ei ole, siis kliiniliselt oluline periood tähendab seda, et kui kõik sündmused on olemas, siis siit saab valida, et kui ammu toimunud sündmused siis päriselt relevantsed antud juhtumine on, et natukene kitsendada seda andmete vaatevälja, mida siis see arst, kes selle saatekirja vastu võtab, et kuhu ta peaks süüvima. Näiteks siin on eelselektsioon 7 päeva, 30 päeva, 60 päeva, et kui ma panen 60 päeva, siis selle konkreetse röntgeni saatekirja suunamisega teine arst, kes võtab selle saatekirja lahti, saab märke ja saab viite, et vaata viimase 60 päeva sündmusi, mis patsiendiga on toimunud. Sinna sisse võib kuuluda mitu anamneesi või mitu objektiivset staatust, sõltuvalt sellest, kui keeruline see lugu on. Antud juhul võib-olla oleks mõistlik panna 7 päeva, sest patsient on just minu juures käinud ja tal muid sündmused ei ole. Et kõik sündmused lähevad 7 päeva sisse või veelgi vähem päeva sisse. Siit saab valikust veel neid kitsendada või laiendada, et kas on veel vähem kui 7 päeva või rohkem kui 60 päeva. Võtame siis 60 päeva ja siin viskabki siis kõik sündmused lahti, mis sellel inimesel viimase 60 päeva jooksul on toimunud, et siin on pöördumised on ju erakorralisesse meditsiini, siin on igasugused D-vitamiini taseme määramised ja muud analüüsid on ju, et kui 60 päeva võtta, see on võrdlemisi pikk aeg, see on rohkem nagu tausta andmiseks siis on ju. Ja nii, ja siis paneme suunamise põhjusega kirja, et ma tahan esiteks on ju mõlemast käest ette taha projektsioonis ja siis selleks, et aru saada, kas tegu on reumaatilise haigusega või mitte, on ju. Ja siis ma saan selle saatekirja lihtsalt ära kinnitada. Ja siin on näha, et saatekiri ongi kinnitatud ja saan sellise visuaalse tagasiside. Nüüd, kes on kasutanud erinevad perearstiprogramme või haiglatarkvarasid, siis võib tekkida kohe see küsimus, et kus on koht, kus ma pean valima või vähemalt sisestama selle koodi, et mis haigekassa tervishoiuteenusega tegemist on. Et kui korraks mõelda, siis antud tegevus vähemalt arsti või õe jaoks on ainult bürokraatia pärast. Et tegelikult ma olen arstina juba selle info andnud radioloogiatehnikule, et millest ma pilti tahan ja mis suunast ma pilti tahan. Nüüd radioloogiatehnik
alati võib mind korrigeerida, kui ma olen eksinud või tellinud sellise saatekirja, kus võib-olla mõistlikum oleks mingis teises vaates või rohkem kui ühe vaate teha, aga laias laastus perearst kirjutab sinna õigesti, et tahan niimoodi ja niimoodi ja radioloogiatehnik teebki siis selle järgi ja seal ei pea uuesti valima seda, millist teenust mis koodiga sisestada, et seda võiks teha ainult ühe korra. See võib olla kohati masintöötluse baasil saadud info, kohati on see, et radioloogiatehnik valib siis lõppkokkuvõttes reaalselt välja selle teenuse, mis ta siis patsiendile osutas. Vot, et nii palju siis, kuidas võiks uuringule suunata.